niimoodi on muide Kristus väga kesksel kohal. Kahel eri tasandil mõnes mõttes. Üks on see, et see on Euroopa identiteedi aluskivi. Võime öelda, et Euroopa identiteet on 3 sambal. Üks on Vana-Kreeka esteetika, teine on Vana-Rooma õigus ja 3. on siis Golgata mägi ehk Jeesus Kristus. Et need on 3 Euroopa identiteedi sammast ja missugune nendest tähtsam on, ma arvan, et kõige tähtsam on Kristus. Sest et see on vorminud Euroopa. See on... Patarei sai tühjaks. Aitäh. No näed, kohe liiti asetus. Et tuletame ikkagi meelde ka ajalugu natukene. Moslemid on üritanud Euroopat vallutada lainetena läbi ajaloo alates sellest ajast, kui Muhamed islami käivitas. Tuletame meelde siin seda, kuidas Karl Martell 8. sajandil lõi Pürenee poolsaarelt sisse tunginud moslemid puruks. Tuletame meelde seda, kuidas Lepanto lahingus löödi kristlased lõid Türgi laevastikku ja moslemid puruks. Tuletame meelde seda, kuidas Osmani impeerium 2 korda 100 aasta jooksul püüdis vallutada Viini ja Kesk-Euroopat ja sealt edasi tungida kaugemale põhja. Nüüd teevad nad seda sama teisel moel. Nii-öelda tsiviil peale tungi korras, enam mitte sõjalised. Aga näiteks toome sellise näite. Londonis on praegu päevakorral, kuna seal on linnapea moslem, koerte pidamise ära keelamine. Kuna moslemid ei salli koeri, ma ei tea, koer on nende jaoks mingi rojane loom, siis koera pidamine tuleb nii ära reglementeerida, et see sisuliselt muutub võimatuks. No see on, muide, toome teise paralleeli Eestist, suveräänsus. Me oleme jõudnud hullemasse olukorda kui Stalini ajal, mõnes mõttes. Sest selles mõttes, et just Monika täna luges mulle ette, et tulevad uued eeskirjad või on juba uued eeskirjad, siiani võis pidada 50 kana, ilma et see oleks PRIAs registreeritud. Nüüd ei tohi enam. Või kas ta juba kehtib või hakkab kehtib, ma ei julge teile praegu öelda. Pärast on jälle mingid faktikontrollid, kes ütlevad, et ma oletasin. Aga kuulge, Stalini ajal anti inimestele ka võimalus ikka endale toitu toota. Ja toidu julgeoleku seisukohast oleks ju elementaarne, et meil on kodumajandamises võimalik mingid loomi pidada. Aga ei tohi. Ei tohi. Et kes nooremad on, ei tea. Isegi Stalini ajal, kui normitööpäevad olid ja sandikopikaid maksti inimestele, siis võis ka pidada 1 siga, 1 lehma, 10 kana, 1 kukke ja 6 lamast. Et Stalin oli nii lahke. Aga meil PRIA ütleb, et ei tohi pidada, ilma et sa registrisse kannad. Ja kui sul on mingisugused veised, nagu siin hiljaaegu oli, kellel ei ole kõrvad, lipakad kõrvas, siis tulevad vennad, kes poldiga lasevad talle poldi ajudesse ja nii on. Et see Euroopa reglementeerimine, see on ju tegelikult rahvusliku majanduse ja traditsioonide hävitamine. Ja see on jällegi suveräänsusküsimus. See ei ole ainult majandusküsimus. Ja ma muidugi nüüd Kristusest läksin väga kaugele, sest et nemad ilmselt ei ole vist usku. Ja ma tahtsin ka selle teemal mõne sõna öelda, Mark juba tegelikult markeeris ära, et meil Eestis, Eesti ongi usuleige ühiskond, eks ju, üks kõige vähem, üks riike, kus elanikkonna hulk, kes peab ennast kristlasteks, on üks väiksemaid Euroopas. Aga see ei tähenda, et me ei oleks kristliku kultuuriruumi osa ja Eesti rahvuskultuuri oleks tihedalt kristliku kultuuri juurtega. Ja kui mina käin mööda Euroopat ringi ja kohtun teiste poliitikutega. Enamasti on nad opositsioonipoliitikud, ütleme Itaalias ja Ungaris on praegu võimul. Võitlus kogu selle õõvastava homo ja transasja vastu. Võitlus moslemi immigratsiooni vastu. Võitlus sotsialistliku plaani majanduse vastu, mille eri vormidest Mart just rääkis. On need ühised võitlused, mis meil on üle terve Euroopa, võitlus sõnavabaduse, südametunnistusvabaduse eest. Ja vestled inimestega, need, kes
seda võitlust kõige veendunumalt peavad või hakkad nagu natukene kratsima seda pinnast, isiklikku inimest vaatama, kõik on kristlased. Kõigil on see vedu, tõevedu. Ja meil erakonnas on kristlaste ühendus, aga see ei tähenda midagi, teistes erakonnas, minu arust Isamaas on ka kristlaste ühendus, aga meil erakonnas on erakonna juhid, kes on ise kristlased. Et ise kristlased, mina käin regulaarselt kirikus. Mina arvan ka, et Kristus suri minu eest ristil, minu lunastamiseks, see on minu isiklik sügav veendumus, mis on väga oluline põhjus, miks mul see vedru sees on. Kui ei oleks seda vedru sees, ma ei oleks kindel, kas ma viitsiks poliitikaga tegeleda. Siis nüüd ma pean ka paar sõna ütlema, et lihtsalt Martin markeeris ära selle, et me ei olla justkui kõige usuleigem rahvas, aga ma võin teile tuua häid uudiseid selles mõttes, et ma olen näinud nagu seda arengut võib-olla ka teises Riigikogu koosseisus ja meil Riigikogus kunagi, kui ajalukku tagasi vaadata, on olnud isegi kord, et Riigikogu siis töönädal algab palvega. Meie ei saa palvega ja sellest praegu ei hakka mõtlema, aga mingid arengud selles mõttes positiivsuse suunas on olemas, et meil on ka siis palvushommikusöökide selline toetusgrupp või palvushommikusöökide grupp on Riigikogus, seal ma olen algusest peale olnud kõik need aastad ja selle käigus, Mart mainis ära, et ma olen rahvusvaheliselt aktiivne, vastab tõele, et selle kaudu siis olen ma käinud osalenud igasuguses Põhjamaades ja Euroopas ja nüüd ka Ameerikas ja eelmine aasta käisin ka Kurdistanis, sel aastal ei saa sinna minna, tuli juba kiri, et natuke liiga ohtlik piirkond, et lükkame edasi, aga see on nagu väga oluline töö, mida tuleb teha ja sellel on alati, kui sa lähed parlamendi liikmena, sa lähed kristlasena ja sellistele üritustele, sellel on alati ka selline poliitiline mõõde juures, eks ole, mida Martin ka ära mainis ja ma Saaremaad meenutan alati selles osas nagu väga sooja tundega, et kui me kandideerisime 2015. aastal, hakkasime siis ka 2019. kui ma sain juba Riigikokku, siis me alustasime, see algatus ei tulnud meilt, see tuligi kristlastelt, et lähme teeme, mitte ainult ei kohtu rahvakohtumistel kusagil raamatukogudes ja külaseltsides, vaid lähme kogudustesse. Nad ise kutsusid ja ma nii mäletan, kuidas me hakkasime neid tuure tegema üle Eesti ja me käisime ka Saaremaal ja mul on nagu sellest ajast nendest teenistustest selline väga sügav ja soe märk, sest see kasvatas mind kristlasena ka muuseas väga palju, sest ma pidin ette astuma, pidin rääkima asjadest, mis olid võib-olla siiamaani ainult minu sees, aga ma pidin tulema aga mitte poliitilist juttu rääkima, vaid ka väga nagu isiklikku, seda suhtumala ka. Ja ma mäletan seda, kui meil on igal aastal käis sel aastal esimest korda, ei tulnud jõuluvana meile, eks Riigikokku, et me kogu aeg käisi jõuluvana ja siis alati pidi talle seal midagi esinema, iga fraktsioon ja kõik ja alguses ikka oligi see, et Moonika laula ja siis ma mäletan, et päris see oligi esimene kord, kui ma laulsin seda laulu, kus on see, et ema kutsub last vaatama akna peale, et kas jõuluvana juba tuleb ja siis seal selles vanas versioonis on tõepoolest need sõnad, et kallim kingitus on Jeesus, meie Jeesus, issand Krist. Ja mina laulsin need sõnad ära ja ma mäletan seda, et kuidas pärast mulle tuli tagasisidet, et kas keegi ütles Riigikogu saalis Jeesus. Kas keegi julges öelda Riigikogu saalis Jeesus, et saate aru, kus olukorras me nagu oleme. Et sa Riigikogu liikmena, parlamendi liikmena, rahva esindajaga, sa esindad ju tegelikult kristlasi ka. Sa pead olema nagu eriliselt julge kellegi meelest, et öelda parlamendi saalis Jeesus Kristus. Et see oli nagu see olukord. Praeguseks on olukord parem, see on see sõnum, mida ma tahtsin nagu positiivse sõnumina teile edastada, et nüüd meil juba julgevad päris paljud seda öelda, päris paljud parlamendisaadikud julgevad, kui nendest asjadest räägitakse juba täiesti avalikult. Me oleme korraldanud ka siin Põhjamaade palvushommikusööki juba meie juures ja meil nüüd
ja Jeruusalemma palvusommikusöök oli meie juures, me oleme Mardiga seal käinud seal veel. Need on erinevaid selliseid palvusommikusöögid, on rahvuslikud palvusommikusöögid, on Jeruusalemma palvusommikusöögid, on Kurdistani, et noh, aga kõik nad nende kõikide ühine joon on see, et nad ühendavad, nad toovad kokku kristlasi üle terve siis maailma erinevates formaatides. Aga ma tahan ikka selle positiivse sõnumi juurde jõuda, et meil oli nüüd viimane palvusommikuse grupi koosolemine oli siis nüüd kolmapäev, eile. Ja siis meil oli Eesti Kirikute Nõukogu esindajad olid meil ka seal laua taga ja siis peapiiskop ütles, et tema näeb sellist, no ta käib ka, eks ole, koolides ja igal pool, ta näeb noorte hulgas, me oleme täna Ärka Eesti, eks ole, me oleme täna koosolekul Ärka Eesti, et tema näeb just nimelt noorte hulgas sellist ärkamist, et meil ei ole usuõpetust koolis, ei ole. Meile, isegi me oleme tahtnud, et see tuleks ja me oleme kultuurikomisjonis, mille liige me oleme seda arutanud, aga teate, see vastuseis on iga haridusministeerium on, me ei saa panna jälle veel ühte ainet sinna, nad hakkavad seda rääkida, et me ei saa ühte ainet juurde panna. Aga noorte hulgas on selle usu asja vastu kuskilt tulnud see huvi, kusagilt on see tulnud. Ja siis me nagu arutasime selles, ma tegelikult mõtlesin selle välja, et ühes asjas me räägime kogu aeg, et internet on nagu saatanast ja internet on nii paha ja noored on seal telefonis ja selles sotsiaalmeedias nii palju. Aga teate mis? Jumal töötab ja liigub teinekord väga imeliselt. Et läbi selle sama sotsiaalmeedia, noored on TikTokis väga aktiivselt, mina olen ka, oleme siis noor või mis, aga aktiivne ma seal olen ja minuni on jõudnud, seal on see algoritm, klikid mingi asja peale, see hakkab sulle tulema ja minuni on jõudnud hästi palju, seal on väga palju üle terve maailma, net on ju kõik selles mõttes noortele kõik avatud ja väga palju sulle lihtsalt tuleb ette mingisugune TikToki klipp, kus ütleb, et sa ei ole praegu lihtsalt siin niisama. Jumal tahab sinuga rääkida. Jumalal on sinule sõnum, kuula, ära keri edasi. Ja tõesti, siis nad palved on väga selliseid karismaatilisi palvetajaid, naisi, mehi üle terve maailma, kes inglise keelt oskab. Ja sa saad kõike alla panna, selles mõttes on hea. Ja noored, see jõuab noorteni samamoodi. Ja siis ma ütlesin ka peapiiskopile, et vaata, kuidas Jumal töötab, eks ole, et sa ei peagi enam käima peapiiskopina koolides ja inimestele rääkima, eks ole, tead, mis asi on meie isa palve ja teadvad sellest 10 käsku ja kõik noored on ise ka targemad, nad on ise jõudnud Jumala juurde ja minul kristlasena on selle üle väga hea meel, sellepärast, et minu tähelepanek on see, et noored, kes on saanud selle sõnumi kätte, nad on kodanikena, nad on inimestena, nad on abikaasadena, nad on meestena, naistena, nad on kuidagi paremad inimesed. Aitäh!